Tere siis ka minu poolt üle veidikese aja. Olen Auli ja täna teen teile ladumise, kas tasub sellesse suhtesse tagasi minna, kas tasub selle suhte eest võidelda, panustada, panna oma energiat. Ja muidugi see suhe on siis ikkagi, see ladumine on nendele, kellel on suhe ja kes on siis sellest suhtest lahkunud või kelle jaoks see suhe on lõppenud. Tegu on ajatu lugemisega, tegu on kollektiivse lugemisega, mis ei pruugi teiega resoneeruda. Kui te soovite isiklikku eraladumist, mis lähtub ainult teie energiatest, siis kirjutage mulle meilile. Minu meiliaadress on siin all, ma nimetan ka selle auli.maagiline@gmail.com. Ja kui te soovite saada natukene teistsugust informatsiooni minult, siis otsige üles ka minu samanimeline Facebooki lehte, kus ma siis panen päevakaarte, kus ma kirjutan natukene midagi muud. Hiljuti panin sinna emotsioonidest vabastamise ja see on hoopis teistsugune, seal ei ole ühtegi videot. Ja tellige mu lehte siin, see ei maksa teile mitte midagi. Ja kui te soovite raamatupidamise teenust, siis võite ka minu poole pöörduda sellele samale meilile. Ja vaatame nüüd siis, millistes energiates siis see suhe nagu oli, millest te siis lahkusite või otsustate lahkuda. See oli tegelikult selline aeglane, aga kindel kasv. Päris kindlasti selles suhtes mängisid väga suurt rolli sina naine. Poisid, kui te vaatate, palun pöörake ringi, eks ole. Ma ei hakka seda rohkem seletama, sellepärast et 98% minu vaatajatest on naised ja mul on kergem teha seda ladumist sellisest vaatepunktist lähtudes. Te oskate väga suurepäraselt seda ringi keerata. Sa naine oled sa tead, mida sa tahad, sa väga palju panustasid sellesse suhtesse just endapoolselt, aga siin tundub, et see teine pool, see meesterahvas siin nagu natukene nagu soovis selliseid hästi kiireid tulemusi ja sellist hästi kiiret liikumist, aga sina soovisid siin rohkem sellist aeglast, kuid kindlat kasvu. Ja selles suhtes tundub, et oli ka väga palju sellist materiaalsust. Aga selles suhtes oli ka, ma ei näe praegu siin karikaid, eks ole, mis on armastuse ja suhte ladumise kõige oodatumad kaardid. Aga selles suhtes oli tegelikult ka päikest ja kuna siin tuli välja päike, siis tavaliselt öeldakse, et kui päike tuleb välja, siis ei ole enam vaja edasi panna. Aga päike võib suhte ladumisest tähistada ka osadel siin, kes minu vaatajatel kindlasti, tähistab ka eneseimetlust ja sellist nagu egoism kuubis. Nii et siin võis olla ka seda, et siin lihtsalt oli nagu võib-olla meespool. Pani siin nagu oma energiat sellisesse eneseimetlusse ja nagu sellisesse kiirusesse ja võib-olla jah, siin niimoodi. Aga vaatame siis edasi, millistes energiates veel nagu see, et nii, vaatame siin neid energiaid, eks ole, ja siis vaatame siin, siin on nüüd tundub, et ka siin on väljas 2 kuningat ja siin on väljas 2 kuningannat. Ja siin, kuna ma esimeses reas ütlesin, et siin oli väga palju nagu naisenergiat, siis siin selles teises reas ka tegelikult ma ütlen, et on ka meesenergiat. Ja siin tegelikult sooviti nagu sest 2 kiiret kulgu on siin 2 kaarti kaarik, mis tähendab alati väga kiiret liikumist ja sauade 8 samamoodi.
on siis osadel kindlasti, päris kindlasti osadel minu vaatajatel, kes seda videot vaatavad, olid sees kolmandad osapooled. Ja pentaklite kuningas, müntide kuningas ei ole mitte kunagi vaba mees. Seda ma rõhutan kõikides oma ladumistes, ta lihtsalt ei ole. Pentaklite kuningas on alati, absoluutselt alati suhtes, abielus, kooselus. Ja siin on nagu kaks, see võib tähistada ka teie energiat, kuna siin tuli välja ka tegelikult pentaklite kuninganna ja siia alla tuli siis see. Nii et tegelikult te võite olla siin, moodustada paari. Aga teie suhtes oli tegelikult ikkagi, oli ka kirge, oli sellist teravust, siin oli kindlasti väga palju tülisi. Aga kuna siin te tegelikult tulite välja paarina, siis on loogiline ju, et see mees ei olnud vaba, eks ole. Ja see on tegelikult väga hea paarikaart. Aga vaatame natukene üle, sest siin võis olla üheks segavaks faktoriks ka siis mõõkade kuningas. Õhumärk võib olla, ei pruugi olla, kaksikud kaalud veevalaja. Aga kuna meie küsimus oli nagu selles, et kas seda suhet, ilmselt on siin osadel kindlasti kolmandad osapooled ja kui me küsisime sellise küsimuse, et kas seda suhet on mõtet jätkata, siis kindlasti on see suhe ka, ütleme, kriisis ja kas on mõtet oma energiat siia panna ja seda suhet lihtsalt päästa. Vaatame edasi, vaatame sellele küsimusele nagu vastust, millised kaardid ja mida siin näitavad. Selles suhtes on saladusi päris kindlasti, mis on praegusel hetkel ka ikkagi veel varjul. Ja need ei ole meeldivad saladused, sest mõõkade äss tähistab küll uusi algusi, kuid sageli on need sellised teravad ja võib-olla sellised sõnumid, millega me ei ole nagu arvestanud ja mida me ei taha nagu kuulata. Aga kui küsimus oli selles, kas on seda mõtet seda suhet jätkata, siis siin on tundeid tegelikult. Ja selle nimel, kui on armastus, siis on alati tegelikult mõtet proovida kas või jätkata. Sellepärast, et siin ei ole sellist kohest tulemust. Siin ei ole sellist kohest tulemust ja te võite sattuda lihtsalt kui ta ütleme, tuletanud uuesti kokku täpselt samasugusesse sellisesse olukorda, et te ootate seda uutta, ootate mingit algust, ootate mingit imet ja et asjad muutuksid ja hakkaksid paranema mingisuguseid muutusi ja siin ka, eks ole, kiireid muutusi. Aga see on väga aeglane kasv. Mündid on üldse väga aeglased, eriti kui me küsime seda suhete kohta. Ja kuna siin ikkagi on armastus ja tunded on ja siis see karikate kolmas karikas või kolmas kuningas, mis tuli siin juba välja, siis siin on potentsiaali. Aga kas te suudate oodata ja kas teil on kannatlikkus, siin pannakse kannatlikkus praegu proovile. Et potentsiaali nagu oleks, aga samas, kui need saladused ei tule ilmsiks, mis on takistuseks siin tegelikult, siis see lihtsalt ei ole ka sellel aeglasel kasvul nagu mingit mõtet ega kasu. Ja siin on ikkagi võitlused, enese kehtestamine. Ja nüüd tuli ka, teate, siin on kõik kuningate ja kuningannade paarid välja tulnud. Ja siin tuli nagu, tegelikult on ühesõnaga nagu niimoodi, et kui te alguses olite selles suhtes pentaklite paar,
väga mõtlesite, väga te teadsite, mida te tahate, te olete mõlemad väga eneseteadlikud, te teate, kuhu te tahate jõuda. Kõik oli nagu paigas, aga kuna siin see jooksis tegelikult ikkagi kriisi, te pidite hakkama, siin toimuvad mingid võitlused. Siin on mingid valvel olekud, kogu see aeg nagu ollakse nagu koridoris, eks ole, püsti ootel, et kogu see aeg, et me ei tea, mis tuleb, eks ole. Ja siis te tegelikult muutusite nendeks, inimese energiat on tegelikult nagunii väga muutuvad. Me muutume iga päev, me muutume igas ajas, siis olete te praegu muutunud tegelikult mõlemad nendeks Mošeda kuningannaks ja kuningaks. Te olete külmad, te olete kauged, üks vaatab ühele poole, teine vaatab teisele poole, teine mõtleb midagi, mis on maha jäänud, eks ole, siin ja teie olete niimoodi, et see elu tegelikult ise on teinud teid nagu praegu selles suhtes selliseks ja on teid pandud siis nii valvele kui ka võitluseks aga te ei ole tegelikult endale ka osad selgeks teinud, et võib-olla ei peagi nii palju võitlema ja võib-olla ei peagi nii palju olema valvel ja ennast kehtestama ja võib-olla, et neid kirge on siin olnud ja kirega on toimunud siin ka need riiud ja kirega on toimunud leppimised ja kõik need, et kahjuks on see niisuguses praegu väga külmas sellises energias. Nii, võtame natukene edasi. Siis armastajate kaart ei tähista alati ühesõnaga siin tuleb tegelikult ikkagi teha oma valik ja armastajate kaart tähistabki tegelikult ja kuna siia tuli, siin on ka 2 sammast, siin on 2, eks ole, ja siin on valikud. Siis ja kuu on magamata ööd, eks ole, ja kuu on ka alati varjatud pool. Ja selles on, kuna tuli ka ülempreest rinna, eks ole, ühesõnaga see suhe läheb edasi ainult juhul, kui tehakse seoses armastusega ära oma valik. Keegi peab siin nüüd valikut tegema. Ja siis on võimalik, siis te tulete sellest Mošeda kuningannast ja kuningannast tagasi sellesse karikate kuninga rolli ja siin siis hakkavad nagu sellised, aga siin on saladused tuleb likvideerida, saladused peavad tulema päevavalgele, sest neid siin on, ülempreest rinna tähistab alati saladusi, kuu alati saladusi, valikud. Armastajad ei tähista alati armastust, vaid need tähistavad ka valikuid armastuses ja valikute tegemisel. Siin on väga suureks märksõnaks praegu valikud ja saladused. Vaatame, mida peaingli kaardid soovitavad siin, et kas on mõtet seda suhet päästa või minna sinna suhtesse tagasi. Mida peaingli kaardid, tarokaardid ütlevad selle suhte kohta, selle küsimuse kohta. Jälle tuli see mõõkadesse. Suurepärane uus idee. Ära lase takistusel enda edasiliikumist pidurdada. Lahenda suhteprobleemid teistega. Siin on ilmselt ka suhtlemises, sest ässad tegelikult võivad tähistada ka suhtlemisprobleeme ja siis nii palu inglitelt abivalmis inimesi, kes aitavad su koormat kergendada, liiga pikad töötunnid, üritad liiga palju teistele meele järel olla ja Gabrieli 10. Siis ühesõnaga, see on ju ka täispank siis ühesõnaga
No mina ütlen, et on võimalik sõnaga siin ja noh, tegelikult siin on keski pool on teinud ära tegelikult selle otsuse juba ja tegele sellega, mida armastad, aeg suurteks isiklikuks kasvuks, karjääri või loominguliste ettevõtmiste kaudu. Töötamine, koostöö teisega, see tuli siin ka alguses vist kuskil, ei tulnud ühesõnaga. Ja see on niimoodi, et te peate tegema, kuna see tuli koostöökaart, siis tundub, et praegu, kuni tuli ka 2 Miikali ässa, see on suhtlus. Ässad ja mõõgad on tegelikult ka suhtlusprobleemid. Teate, istuge maha, te tahate mõlemad tegelikult naasta sinna, sest siin tuli Gabrieli 10, eks ole, ja mis on siis nagu kodukaart, mis tähistab alati perekonda ja sellist koostööd. Selles suhtes üldiselt te peate üksteisega tegema koostööd. Ja te peate üksteisele tegema, sest see on hästi suur koostöökaart, see on, võib tähistada ka partnerlust, eks ole, ja siis et tundub, et see koostöö teil praegu puudub ja seda näitavad ka mõõkade ässad. Kommunikatsioon on ässad või tähendab mõõgad tähistavad ka väga sageli kommunikatsioone. Et tundub, et seda selles suhtes nagu ei ole. Uus põnev väljakutse sul on edu saavutamiseks kõik olemas, vaata lepingud või dokumendid väga põhjalikult üle. No muidugi selles on hästi palju, nüüd tuli neid mõõkasi ja siia tuli nüüd ka mõõkade baas ja siis on niimoodi, et siiras, läbinägelik, analüütiline, otsekohene. See on, te peate olema, mina tõlgendan seda kaarti niimoodi, et olge palun üksteise suhtes siirad, nähke, analüüsige ja olge otsekohased ja tehke selles suhtes koostööd. Siis ja tehke ära need valikud, siis on võimalik siin ka midagi parandada. Vaatame, mida need väikesed peahing või tähendab need inglikaardid soovitavad siis sellesse, kas on mõtet sellesse suhtesse naasta. Ole tänulik, et sinu palvetele on vastatud. Ole tänulik, et sinu elus on häid inimesi. Ole tänulik ja kõik hea ei kao sinu elust kunagi. Teate, ka probleemide ees peab olema tegelikult elus tänulik. Sest kui meil ei oleks teid probleeme, nii nagu siin praegu selles suhtes, selles kooselus, siis me ei näeks tegelikult võib-olla ka seda head poolt. Ja ma saan aru, et vahest on väga naljakas öelda, eks ole, et kuidas ma saan olla tänulik, kui teine inimene on mulle nii palju haiget teinud, siis me oleme ise lasknud sellel sündida ja järelikult need on antud hetkel meile vajalikud olnud. Me saame sellest tegelikult hiljem aru. Ja muidugi sellel hetkel, kui kõik on kriisis ja siin on ka nagu, olge üksteisele tänulikud ja nähke üksteises ka neid häid külgi. Halba nähakse alati tunduvalt rohkem. Ja siis tuli siia selline kaart, et ja veel kord ja igal juhul on vastuskindel ja ühesõnaga nii, et siin tasub parandada. Siin nagu tasub, sest siin on olnud tegelikult, siin on tegu ilmselt pikaajaline, siin ei ole tegu päris kindlasti mingi lühiajalise suhtega, siin on päris kindlasti tegu ikkagi pikemaajalise suhtega ja ma võtan siit nüüd enda tehtud kaartidelt siis kaks kaarti, kas on mõtet või üldse mida minu need kaardid ütlevad siis selle kohta. Kui me kaotame iseenda, siis me kaotame kõik. Kui me leiame uuesti iseenda, siis me saame kõik tagasi, rohkemgi veel. Siis me alles hakkame nägema ja kogema kõike uuesti. Elu rullib meie eest lahti oma hiilguses, rikkuses, külluses ja väes. Need on minu kanaldatud kaardid ühesõnaga, mis ma tegin ikka väga ammu, kui ma hakkasin seda nüüd peaaegu siis 10 kuud tagasi seda kanalit tegema, jaanuarikuus 2025. Ja siis ma väga palju kaarte kanaldasin.
Ilmselt sina, naine, oled selles suhtes iseennast kaotanud ja sa pead iseennast uuesti leidma. Sa oled kindlasti leidnud juba. Ja kui me leiame uuesti iseend, siis me saame kõik tagasi, rohkemgi veel. Nii, ja mida siis veel? Ava enda meeled elule, ava enda süda armastusele, leia endas jõud ja leia endas vägi. Need on sinus olemas. Need vaid uinuvad praegu. Ärata nad taas enda sõnadega. Sa suudad, sa saad sellega hakkama. Siin on nii mees kui ka naispool, nii mees kui ka naispool ühesõnaga on siin ilmselt teineteist nagu natukene selles suhtes nagu kaotsi läinud. Ja üks kord siin võtan veel. Ma annan sind vabaks. Ma ei suuda enam koputada ustele, mida ei avata. Ma ei jaksa enam hüüda, sest sellele ei järgne kaja. Ma ei oota enam kirju, sest nendele pole vastuseid olemas. Ma ei leia sind ma ei leia sind kõrbest, sest seal pole vett ega elu. Palun istuge maha ja rääkige. Rääkige kõik oma südamelt ära, ka halb, ka hea ja tehke oma valikud. Sellepärast, et siin on tegelikult lootus kadunud. Ma ei tea nüüd kumba poole pealt see tuli. Kas see tuli nüüd mehe poolt või naise poolt, aga keegi on iseennast väga sellesse suhtesse ära kaotanud ja keegi on lootuse kaotanud ja keegi ei usu enam tegelikult mitte millegisse. Nii et seda näitas siin need minu enda tehtud kaardid. Võtame veel natukene siin lõpetuseks. Ma teen selle natukene pikema. Et kas siis on mõtet seda suhet päästa? No siin praegu tuli välja, et tegelikult on, aga te peate ise selleks väga palju tegema. Ja siin on uus algus võimalik ja siin on terendavad tegelikult uued algused, aga see on väga aeglane kasv, eks ole, aga kaua tehtud kaunikene ja mis siin ikka siis, nii et mõnikord on kaua tehtud kaunikene hoopis magusam ja palju toredam asi, kui mingid plirts-plärts kiiresti algavad suhted. Siin tuli nüüd ülempreester. Ja siis ühesõnaga ja mõlemad tegelikult selles suhtes on väga intuitiivsed inimesed, nii naispool kui ka meespool. Ja tegelikult te näete nagu kaugemale ja näete rohkem, kui võib-olla vahest vaja oleks. Aga intuitsioon, teil on mõlemil olemas. Siin paaris on väga suured tugevate tajumistega ja väga suurte sellistega hieropant on ja see on maag. Ja siis nii, et see on täpselt samamoodi. Mõlemad tahate tegelikult. Mõlemad tahate, aga istuge maha ja siis ei tule seda torni enam sõnaga, et ärge oodake seda torni momenti, sest torn on tavaliselt lõplikult purustav asi, aga seda praegu nüüd ühesõnaga ei tule ühesõnaga. Nii et siin on jah maagilisust ja maag on ka alati tegelikult. Maag on ka saladused, tundub, et selles suhtes on saladuse, eks ole ühesõnaga. Ja siis näete, mul tuli see torn siin ja ma segasin vahepeal kaarte. Ühesõnaga, andke endast kõik ja hoidke ära see tornimoment, sest tornimoment ei ole suhetes mitte kunagi hea. Kas ta on teil nüüd siin käinud? Ennem ei tulnud seda. Ma arvan, et seda lõplikku torni osadel päris kindlasti ei ole veel tulnud ja naine, sinu käes on need võtmed. Kui sina tahad seda suhet päästa, siis sa päästad selle suhte. Ja
sa oled ise ennast ära kaotanud, aga sa saad ennast tagasi ja siis naaseb see armastus ja siis saab teist uuesti armastajad. Olge tublid ja kui teile see video meeldis, siis likeige, tellige mu kanalit, see ei maksa mitte midagi. Kirjutage väga julgelt kommentaare, ma väga ootan neid ja kõike ilusat teile.